Mul on hea meel tervitada stuudios Ari Tatargat, Reboot Centeri inglise keele juhti ja uudiskirja It's Noon in Israel toimetajat. Ari, aitäh, et oled siin stuudios. Praegu on Iisraelis palju muret mitte ainult selle USA ja Iraani vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi pärast, vaid eriti Donald Trumpi ja Benjamin Netanyahu suhte pärast. Milliseid teadmisi saad jagada? Ma arvan, et tasub vaadata konteksti. Umbes 4 või 5 kuud tagasi oli Netanyahu valimisplaan põhimõtteliselt kutsuda Trump Iisraeli võiduringile. Kiimaks oleks see, et ta saab Iisraeli auhinna ja Netanyahu saab särava soovituse, mida ta saab kleepida igale kampaaniareklaamile kuni oktoobri või septembrini. Aga nüüd ma arvan, et see pole vähemalt 3 põhjusel eriti teostatav. Esiteks, ma ei usu, et Iisrael oleks praegu võiduringi meeleolus. Ausalt öeldes, kui vaadata kõiki rindeid, siis see pole just see, millele enamik inimesi mõtleb. Teiseks põhjuseks arvan ma, nagu nägime ka Donald Trumpi viimastest kommentaaridest, et Netanyahu ei saa tingimata loota Trumpile, et ta talle selle särava heakskiidu annaks. See näeks küll hea välja. Ja ma arvan, et 3. põhjus, mis põhineb samuti hiljutistel küsitlustel, on see, et ma ei usu, et Iisraeli valijaskond tahaks seda tingimata näha. Hiljutine küsitlus näitas, et Iisraeli parempoolsetest, eriti Netanyahu toetajate seas, on Trumpi heakskiit langenud 75%-lt vaid 50%-le. Nii et küsimus Netanyahu jaoks praegu on, kas ta üldse tahab seda toetust, isegi kui Trump selle annaks. Ongi täpselt selle kohta teateid, et Likud on muutnud oma valimiskampaania reklaame ennem valimisi, sest see suhe USA juhi ja Iisraeli juhi vahel ei ole nii tugev, kui paljud sooviksid. Ja kindlasti sooviks keegi, kes kandideerib valimistel, kui härra turvalisus, et see oleks tugevam. Kas see tundub teile tõene? Ma ütleksin, et see on kindlasti täpne. Ma arvan, et Netanyahu väljakutse ei seisne niivõrd selles, kuidas kujundada tema suhet Trumpiga, vaid pigem selles, kuidas ta suudab kujundada kogu Iraani ja Iraani konflikti tulemuse ning eriti olukorra Liibanonis. Nagu et ta saab vaadata Trumpi poole ja öelda, mul on temaga suurepärased suhted. Ja väga tõenäoliselt näeme lähikuudel mõningast poosetamist Trumpi suunas. Aga lõpuks saavad määravaks ikkagi faktid koha peal. Kas Bibi on suutnud kindlustada Iisraeli huvid Trumpi maailmas või on ta selles läbi kukkunud? Ja just seda tema valijad ka valimistel ajal küsivad. Paljud arvavad, et Gadi Eisenkot võiks olla tulevane peaminister. Samuti Naftali Bennett ja Yair Lapid on palju nimesid, kes võiksid olla Iisraeli tulevased juhid. Küsimus ja paljude mure on aga selles, kes suudab teha maailma laval vajalikke otsuseid. Milliseid teadmisi saate selles osas jagada? Kas see on valijate jaoks üks peamisi küsimusi, kui nad valima lähevad? Või on nad rohkem mures mitte ainult julgeoleku pärast, vaid ka elukalliduse ja igapäevase toimetuleku pärast selles väga kallis riigis? Ma tahaksin öelda, et see saab olema majanduse teemal, aga kui ma sellele raha panustaksin, kaotaksin ma selle kohe. Kui soovite küsida Smotrichilt, nagu ta hiljutises intervjuus ütles, siis majanduse eest ei saa pool kohta. Ja kui rahandusminister seda ütleb, siis ma usaldan teda. Ma arvan, et kui asi puudutab Eisenkoti ja inimesed tõesti küsivad, kuidas ta Iisraeli maailmalaval esindab, siis ma ei ütleks tingimata, et tema oleks see inimene, kelle poole ma pöörduksin. Tema inglise keele oskus ei ole tegelikult see, mida ma nimetaksin parimaks. Aga siiski, ma arvan, et ta esindab maailmalaval teistsugust kuvandit. See, mida iisraelased tegelikult järgmistel valimistel otsivad, on keegi, kes suudaks põhimõtteliselt näidata, milline Iisrael praegu on. Ja see on pärast 7. oktoobrit, mis võib tähendada ühtsemat Iisraeli, vähem polariseeritud Iisraeli. Eisenkot võib olla see valik. Aga praegu arvan ma, et opositsioonis ei sõltu asi sellest, kes suudab end maailmalaval kõige paremini esitleda, vaid lihtsalt sellest, kes suudab valimiste ajal Netanyahule vastu astuda.